Hei, teeme täna majoneesi küpsiseid. Selleks paneme kastrulisse umbes 200 grammi võid. Ja kallame selle või peale umbes 1 klaasitäie suhkrut. Ehk on see umbes nii palju. Ja nüüd klopime selle või vahule. Nende küpsiste valmistamiseks on vaja ka 2 muna. Kõigepealt lööme 1 muna siia või segu sisse ja vahustame natukene. Siis lööme ka teise muna siia või segu hulka ja vahustame veel natukene. Nüüd lisame vahustatud munadele umbes 200 grammi majoneesi, aga mitte korraga, vaid natukene, siis vahustame, jälle natuke, jälle vahustame, jälle natuke, jälle vahustame, kuni see majoneesipakk tühjaks saab. Nii et paneme veidi majoneesi ja klopime. Paneme veel majoneesi ja klopime veel korra. Nüüd panen kogu selle majoneesi ülejäägi ära ja klopin veel korra. Ja nüüd tuleks selle segu hulka lisada umbes 3 klaasitäit jahu. Aga ma ei hakka siin mitte midagi kaaluma. Ühesõnaga, kui keegi tahab retsepti jälgida, siis 3 klaasitäit jahu, mis on segatud natukese söögisoodaga. Ma panen umbes. Ja kuna jahu peab olema segatud söögisoodaga, siis ma panen nüüd siia jahu peale natukene, kuigi palju söögisoodat. Ja kallan veel jahu. Ühesõnaga, ma teen silma järgi, klopin ära ja vaatan, kui on veel vaja lisada jahu, lisan veel, ei ole vaja lisada, ei lisa. Aga teie tehke nii, nagu tahate. Nende majoneesi küpsiste valmistamiseks oli meil siis vaja 200 grammi võid, 1 klaas suhkrut, 2 muna, 200 grammi majoneesi, 3 klaasitäit jahu ja natukene söögisoodat, mis oli siis segatud koos jahuga. Aga nüüd asetame küpsetuspaberi ahjuplaadile ja paneme selle taigna umbes mingite parejate vahedega siia plaadi peale, sest nad vajuvad ise laiali. Küpsised on nagu on, te võite neid ka pritsida, kui teil on see pritskott olemas. Mina panin lusikaga ja nüüd paneme need keskmise kuumusega ahju ja küpsetame neid täpselt nii kaua, kuni nad tunduvad meile, et on valmis ja suupärased. Ahjust tulid välja sellised toredad latakad, et kui te tahate, te võite neid ka teelusikaga panna. Minul olid supilusikad abiks. Nii, nüüd ma panen need siia taldrikule, need küpsised. Panen uue plaaditäie küpsiseid hakkama ja küpsetan uuesti. Nii kaua, kuni taigen otsa saab. Ja nüüd asetan uue plaaditäie küpsiseid ahju. Võtsin ka teise plaaditäie küpsiseid ahjust välja ja asetan need küpsised siia taldrikule. Kuna taigend on veel, siis ma teen veel 3. plaaditäie ka küpsiseid. Ja siis on kõik, sest nüüd sai taigen otsa. Ja ka viimane plaaditäis küpsiseid on valmis. Ja kena kogus lapikuid majoneesiküpsiseid on valmis saanud. Kena sõbrapäeva sullegi.